Tere! Mina olen Saskia ja ma tahan teile rääkida sellest, kuidas mina raamatuid valin. On kaela ümber põimunud kätes rohkem sind kui kõigis sõnus, kirjutas Kalle Kurg. Mu eesti keele õpetaja soovitas tsitaadi või luuletusega kõne alguses tähelepanu äratada. Teine asi, mida absoluutselt kõik eesti keele õpetajad on mulle öelnud, et raamatuid ei tohiks kaanepildi järgi valida. Kust nemad üldse teavad, mille järgi mina raamatuid valin? No muidugi nad eeldavad, et ma võtan kõige õhema ja värvilisema, aga ma tahaks arvata, et ma ei ole nii lihtlabane. Kooli minnes ma muidugi vaatasin kaanepilte ja see oli väga edukas lähenemine. Kaka ja kevades olid toredad pildid ja lugu oli ka hea. Muinasjuttude printsesside kleidid olid lummavad ja loo moraal võeti ka kiiresti kokku. Ega ükski lasteraamat ilmselt väga mahukas ei ole, aga mulle meeldis valida see, kus olid kõige ilusamad pildid. Ühel päeval anti mulle kätte Sirli Siim ja saladused. See oli juba tükimad mahukam raamat, nagu väike telliskivi, aga see ei heidutanud mind. Ma lugesin selle läbi lihtsalt sellepärast, et mulle meeldis lugeda. See on ka põhjus, miks ma arvan, et ükski tõeline lugeja ei vali raamatut kaanepildi järgi, vaid suudab näha väärtust igas raamatus. Põhikooli minnes oli juba raskem. 4. klassis ma üritasin Harry Potterit lugeda, aga ma ei jõudnud kaugemale kui 20 lehekülge. Kõik raamatud olid nii paksud, neid oli nii palju, neil lihtsalt ei paistnud otsa tulevat. Selle asemel andis ema mulle Kapten Granti lapsed lugeda. Ütles, et kui ma kultuurne tahan olla, siis midagi ma pean lugema. Ja tänu taevale, et andis. Ma absoluutselt armusin seiklusjutte maalt ja merelt raamatute sarja. Mu eriliseks lemmikuks sai Jules Verne'i 20 000 lööd vee all. See kogemus andis mulle uuesti julgust pakse raamatuid kätte võtta. Tagantjärgi muidugi natuke huvitav raamatute järjekord, aga pidin endale tunnistama, et välimuse põhjal ei tohiks raamatut valida. Gümnaasiumis on asi juba päris hull. Ma lausa kardan suuri raamatuid. Kuritöö ja karistus oli traumeeriv. Kaaned olid igavad ja lugu ise oli ka kole ja venis kohutavalt. Üldse pole raamatute kaantel enam pilte, vaid mingid kujundid ja kirjad. Sellele vaatamata olen siiani kõigile raamatutele võimaluse andnud ja pagan võtaks enamusega ka rahule jäänud. Ega ei saagi viha, leina või armastust paarile leheküljele panna. Mõnda inimest käivad terve elu saatmas, mis siis 200 lehte minule ära ei ole. Olulised asjad ongi rasked ja suured, aga mina kui tubli gümnasist pean ju nendega kõigiga kursis olema. Taaskord olen pidanud endale tunnistama, et kõik ei ole nii, nagu esmapilgul tundub. Raamat on nagu peegel. Kui sisse vaatab ahv, ei saa talle ingel vastu vaadata, kirjutas Lichtenberg. Ja kui sa ei taha ahv olla, tuleb lugeda. Ja tasub lugeda kõiki raamatuid, sõltumata nende välimusest. Sest mina ise olen korduvalt ja korduvalt pidanud endale tunnistama, et eesti keele õpetajatel on õigus. Raamatut ei tohiks kaanepildi järgi valida.